Oleme jõudnud 4. päevakorrapunktini, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda Rail Balticu projekti elluviimisest Eestis ja astuda välja kõikidest projektiga seonduvatest rahvusvahelistest lepingutest eelnõu 806 esimene lugemine. Selle eelnõu vastuvõtmiseks otsusena on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Ja nüüd palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Anti Poolametsa. Austatud juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed. Alates 2017. aastast on Eesti loodusteadlased, logistikud, rahvastikuteadlased, majandusteadlased, kultuuritegelased ja paljud arvamusliidrid, nende hulgas 400 kiri aastal 2018 ja 500 kiri 2020. aastal, selgitanud Rail Balticu kava kahjulikkust Eesti majandusele ja loodusele. Nende hääl, mida saatsid ka avalikud demonstratsioonid, sealhulgas Vabaduse platsil, osutus hüüdjaks hääleks kõrbes. Ehk nagu tabavalt väljendas ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho, vastuseks on olnud kõrvu lukustav vaikus. Siis tuletame meelde projekti tausta ka. Kristen Michali taristuministriks oleku ajal elimineeriti Tallinna-Tartu-Valga raudtee Euroopa ühendamise rahastu poolt rahastamiseks sobivate raudteede nimistust. 2019. aastal lükati varjusurma Tallinna-Pärnu raudtee Lelle-Pärnu lõik, mille tulemusel katkes reisijate vedu Tallinna ja Pärnu vahel. Rail Balticu arendamine asetus uude valgusesse 2020. aastal, kui Euroopa Kontrollikoda järeldas, et Rail Balticule ei hakka Riiga, Varssavisse ja Berliini sõitma loodetud miljonid inimesed ning kaupade veol ei suudeta konkureerida autotranspordiga. Muu hulgas on projekt Eestis läinud juba vähemalt 4 korda kallimaks. Ja hetkel jätkub siis Rail Baltic sisuliselt kohaliku transpordiprojektina, et kavas on Rail Balticu trassile ehitada 13 kohalikku jaama, mida välisvahenditest ei finantseerita ja mis võib maksma minna Eesti maksumaksjale üle 100 miljoni euro. No muidugi Häädemeeste lähistele tuleb üks raudteejaam, sinna kindlasti tehakse hamburgeri putka, siis Häädemeeste on tore kant, vaieldamatult. Aga kas see kõik peaks nii palju maksma meile? Selles on küsimus. Ja kas lubadused, mis Rail Balticu juurde anti, vastavad ka tõele? Ja kõigi rõõmuks tahaksin ikkagi rõhutada, et meil on ju faktiliselt Rail Baltic valmis, ainult et väga viisaka nimega Tartu, Valga, Riia raudteeliin, mis siis tehti valmis väga lihtsate vahenditega, ehk ametnikud pandi ükskord ühte tuppa ja öeldi, et ühtlustage nüüd head inimesed need graafikud ära. Ja ennäe, ühtlustatigi graafikud ära. Ei läinud 24 miljardit vaja. Ja oligi võimalus inimesel valida, kas ta sõidab Riiga, kas ta sõidab Valka, kas ta sõidab sealt edasi Vilniusesse ja Vilniusest sinna, kuhu ta veelgi soovib sõita. Ehk siis meil on ühendus olemas ülilihtsate vahenditega, mis oleks pidanud olema kogu aeg. Ühendus ei oleks sellisel moel tohtinud kunagi katkedagi. Ega ümberistumise võimalus ei olnud kunagi tegelikult kadunud, aga ükskord, kui ma ise proovisin, testisin siis Rail Balticu liini, siis oli vaja Valgas lihtsalt järgmist rongi oodata 3-4 tundi. Selline administratiivne saamatus saatis meid tõesti väga pikka aega ja tahtetus, sest me ütleme, et see ei maksa mitte midagi, et rongigraafikuid pisut paika panna. Ja seetõttu ütlen, et tore, head inimesed, sõitke Riiga, kasutage seda liini, sõitke Tartusse, käige vahepeal ka Valgas ära.
see on üks tore asi, et rongiga saab kõige ehtsamal moel Euroopasse. Aga läheme nüüd numbrite juurde. Riigikontroll on öelnud, et praeguses olukorras ükski väide ei pea paika, mida Rail Balticu alustamisel siis planeeritud. Igal juhul on numbrid väga julmalt meie kasuks, vaatamata sellele, et Rail Balticu juht teatab uhkelt, et mul on Tallinna-Varssavi rongipilet 8. detsembriks 2030 ostetud. Minu eest valetajaid ei peaks valima Rail Balticu juhtkonda, sest esiteks ei saa sellega Varssavisse ega saa ka Riiga. Siis Läti Rail Balticu uurimiskomisjoni esimees, kes käis meil korruptsioonikomisjonis külas, oli täitsa veendunud, et Lätis enne 2035. aastat ei tule mingit Rail Balticut, ei ole mingit ühendust. Ja Läti olukord on iseäranis kehv, sest seal on mõlema suuna raudtee alles projekteerimisel või ümberprojekteerimisel. Eesti suund ja Leedu suund. Tõsi, Eestis on Brüsselile silma vaatamine tunduvalt harjumuspärasem kui mujal. Kummardamine ja koogutamine on ka harjumuspärasem kui mujal ja seetõttu siin on asjad oluliselt kiiremini liikunud kui Lätis. Et eks me olemegi olukorra ees, et kui me nüüd pidurit ei tõmba, siis varsti tõesti ei ole Häädemeeste raudteed mõtet hakata enam üles võtma. Aga praegu see võimalus meil on ja sellega me hoiame reaalselt väga suuri summasid kokku Eesti majandusele, mida võib kasutada väga olulistes kohtades, kus meil on raha puudu. Esiteks muidugi riigikaitses, sest droonimüüri meil ei ole. See on nii ilus romantiline termin, aga ei ole müüri, ei ole isegi vaatlusvõimekust. Igaüks võib oma binokliga minna piirile seirama droone. See on meie põhiline praegune võimekus. Et kui me laristame raha sellisesse taristusse või laristusse, nagu mõned naljahammad on öelnud, siis meil väheneb raha igal pool mujal. Nüüd küsimus, kas projekti võib üldse katkestada Euroopa Liidu reeglite järgi. Projekti võib katkestada, kui projekt ei ole Euroopa Liidu abireeglite alusel majanduslikult elujõuline. Kui Euroopa Liidu rahastamismäär võrreldes riikide vahelises kokkuleppes planeerituga, mis oli 85%, väheneb oluliselt. Ja lisaks, kui projekti maksumus võrreldes planeerituga oluliselt kallineb. Esmase etapi kulu hinnatakse hetkel 15,3 miljardi euro peale. Kokku siis vähemalt 24 miljardit, mis on siis 2020. aasta prognoosist, mis oli 5,8 miljardit. Kui palju suurem? Jahmatav ebatäpsus, jahmatav vassimine projekti kuludega. Ja oluline on ka see, et tehtud kulusid, milleks Euroopa Liidu abiraha on kasutatud, ei pea tagasi maksma, kui neid on tehtud seni kokkulepitu alusel. Hetkel ei ole Rail Baltic Estonia üle 30% prognoositavast maksumusest ära kasutanud. Ja rääkides Lätist, siis seal on olukord väga keeruline ka poliitiliselt. Vähemalt 2 poliitilist parteid kahtlevad tõsiselt selle projekti elujõulisuses ja ka selles, et mis saab pärast. Kui projekt on valmis saanud, siis selle iga-aastased ülalpidamiskulud võivad Lätis ulatuda paarisaja miljoni euroni dotatsioonidega ilmselt siis koos. Ja Eestis hinnanguliselt selle raudtee ülevalpidamine 15–20 miljonit aastas. Ja kui me vaatame siis Eesti üldiseid raudteele minevaid dotatsioone, mis on 50 miljoni kandis, siis on selge, et see sööb ju raha ära ülejäänud raudteetaristu arendamiselt. Kaasa arvatud närbub meil Haapsalu Rohuküla maantee
raudteeplaan. Ehk siis siseriiklik ühendatavus kannatab selle all, droonimüürist pole mõtet rääkidagi. Ja kui me vaatame üldist vaesumist praeguste optimistide võimu all, siis tõesti, kusagilt tuleb hakata kokku hoidma. Projekti oleks tegelikult pidanud juba ammu seisma panema. See ka selle tõttu, et lubadused, mida siis Rail Baltic tegema peab, ei ole ju täitunud. Kunagi siis kaubavedude puhul oli üks väga tugev argument, et hakatakse Vene kaupu siin kuskil ümber laadima ja Euroopasse suunama. No mis sellest siis saanud on? Need varasemad prognoosid on leitavad, et see muinasjutt on ilusti paberil leitav, kuidas siis analüüsifirma selle Venemaa kaubavahetuse siia raudteele mõtteliselt sokutas. Ja mis on sellest kaubavahetusest saanud? Et isegi Kaja Kallase lemmikfirma ilmselt on juba äri kokku tõmbamas. Nüüd jah, kulude kallinemine, dotatsioonid. Ka Euroopa Liidu rahastus on hetkel küsimärgiline. See võib tulla, see võib ka mitte tulla, aga ka projekti venimine ise, nagu Läti puhul öeldud, et ümberprojekteerimine alles käib ja enne 2035 ei ole mingit lootustki Riiga sõita. Senikaua oletagem, et Eesti ots saabki valmis isegi hilinemise korral kuskil 2031-2032. No kui kaua me istume seal tupikus? Ainuüksi Daugava silla ehitamine, millega ei ole veel alustatudki, peaks minema maksma kusagil 400 miljonit eurot. Kusjuures isegi selle ujuvkraana leidmine saab olema suur katsumus, sest maailmas on ainult 5 ujuvkraanat selle jaoks, sellise töö jaoks, ja nendest 3 asuvad Hiinas. Et siis proovigu kusagilt kaugelt maalt see ujuvkraana muretseda. Aga ikkagi, uhked projektid on ju toredad. Miks mitte? Aga mina küsin, et kas meil on selleks reisijaid ja kas meil on selleks raha ja kas meil on kaupa? Kõikidele küsimustele on vastus eitav. Kaubaveod veavad meid alt, neid ei tule sellisel määral, seda on kinnitanud mitmed uurijad ja üsna halastamatult ka Eesti Riigikontroll. Reisijate vedu paraku tähendab see seda, et plaanitud 8 miljoni reisija asemel aastast ei venita 1 miljonit ka ilmselt kokku. Piletihinnad saavad olema väga kallid ja doteeritud. Keegi on öelnud, et kuulge, lihtsam on need inimesed taksoga Riia lennujaama suunata. Aga veel kord, oluline on see, et meil on ühendus olemas. Selle tõttu ei pea eestlased raudteeühendusest mitte ilma jääma. Nii, vaatame, mida veel leedulased rõhutasid. Lätlased ja leedulased on rõhutanud, et subsideerimise probleem on tõsine. Jah, täpsemalt 420 miljonit eurot oli Daugava silla maksumus eeldatavasti. Ja Läti isegi ei kasuta osasid laenuvõimalusi ära, Euroopa Liidu laenuvõimalusi ära selleks, et edasi minna oma plaaniga. Siis julgeoleku küsimus, mida toodi esile ka majanduskomisjonis vastuväitena. Julgeolekuga on nii, et tänapäeval on kõik rakettide laskeulatuses, ka droonide laskeulatuses. Analüütikud arvavad, et kriisi korral on täna hall tsoon, sõjaaegne hall tsoon, mitte 50 kilomeetrit nagu täna, vaid hoopis 200 kilomeetrit. Ja piisab võib-olla ühest tabamusest ja kõik see taristu jääb seisma. Nii et
ja senini on saanud liitlased kenasti Eestisse kohale Valga kaudu. Senini on saanud liitlased kenasti Eestisse kohale sadamate kaudu. Ja riigikaitse mõttes lihtsalt meil on seda raha mujale vaja kui lõputuks subsideerimisprojektiks. Aga ma usun, et teil on küsimusi. Kuulan hea meelega ja vastan. Praegu on meil viimane võimalus vältida 10 miljoni tonni kruusa ja liiva kallamist teetammi, mida võib-olla meil vaja ei lähegi. Aitäh! Suur tänu teile! Ekraan on küsijatest tulvil. Alustab Mart Helme, palun. Aitäh! No me kõik mäletame neid ilusaid lugusid sellest, kuidas me hakkame sõitma Berliini ooperisse siin mõne tunniga ja kuidas tohutud kaubavood tulevad ja kuidas tuleb Helsingi-Tallinna tunnel ja sealt kaudu hakkab kogu Põhjala läbi meie vedama Kesk-Euroopasse ja Lääne-Euroopasse. No kõik see on olnud täielik bluff. Nüüd on jäänud siis järele 2 argumenti. Üks argument on see, et seda on vaja riigikaitse seisukohast. See ei vasta tõele, nagu sa praegu just rääkisid. Ja teine argument on see, et me peame ehitama Euroopa laiusel raudtee. Muidu me oleme nagu ära lõigatud. No, need on kõik otsitud ettekäänded. Minu küsimus puudutab hoopis midagi muud. Seda, et minu hinnangul on see 100% korruptiivne ettevõtmine tänaseks, kui ka algul võib-olla ei olnud, siis tänaseks on, sest keegi on saanud 100 miljoneid eurosid, aga selle tulemus on nii nagu kass viib saba all ära. Ja mu küsimus on selline, et valitsused siiski tõenäoliselt ka Eestis muutuvad ja see seltskond, see jõuk, kes praegu siin saalis valdavalt puudub ja kes selle ehitamist toetab, kas me saame nad ükskord ka kriminaalkorras vastutusele võtta selle korruptiivse laristamise eest? Aitäh! Väga hea küsimus. Riigikogu liikmed on oma sõnavõttudes vabad. Neid väidetavalt saab isegi oma sõnavõttude eest karistada siis, kui nad on oma sõna võtnud väljaspool Riigikogu. Et olge ette seda saali, väga täpne tähelepanek, et siis teid võib mõtteavalduste eest vangi palla küll, aga väidetavalt siis mitte nende eest, mis siin saalis on öeldud. Aga läheme ikkagi korruptsiooni teema juurde, et Lätis peetakse seda projekti väga suureks korruptsiooniriskiks. Riigis valitseb suur segadus selle tõttu ja selle tõttu on ka tegelik raudtee projekteerimine ja tegevus olnud äärmiselt aeglane. Ja kui nad avastasid, kui palju raha upub kas või Riia keskraudteejaama, Rail Balticu jaama, siis selle raha uppumise tõttu see komisjon moodustatigi ja vaadati siis tõsiselt asjadele silma ning selgus, et olukord on väga halb, et Läti riik hakkab maksma väga suuri summasid oma taskust, mitte siis ainult Euroopa ühendamise rahastust. Ja muidugi on ka suured riskid korruptsiooni osas. Üks korruptsioonirisk on ka see, et lihtsalt teatud inimesed, kes omavad siseinfot, ostavad maid kokku, pärast siis samamoodi hangete riskid, et need mängitakse teatud firmadele, tegu on ju miljarditega. Lisaks vaatame, kes on huvitatud, kaevanduste omanikud, kes on tavaliselt jõukad inimesed, on väga huvitatud sellest projektist, et 10 miljonit tonni kruusa ja liiva tuleb ju ometigi riigile maha müüa. Nii et korruptsiooniriskid on kõrged ja elu on näidanud, et kipuvad ka realiseeruma ennustused, kipuvad nendes valdkondades täituma. Vaatame Läti näidet. Äsja Läti president rääkis e-valimistest ja otsustas, et seda ei saa lubada nende juhul, sest nagu uudis ütles, et organiseeritud kuritegelik rühmitus, kes IT-inimeste seltskond, kes proovis neid hankeid enda kasuks suunata, kui juba sellistes väiksema mõõdulistes asjades varastatakse, mis me räägime miljardite puhul. Aitäh! Evelin Poolamets, palun! Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja. Et Rail Baltic on ju kaotanud kõik need väärtused või omadused,
mida ta omas siis, kui sellest rääkima hakati. Rail Baltic pidi juba ju see aasta valmis olema. Räägiti, et on kaubavahetus. Kaubavahetusega pidi üleval pidama reisijate vedu ja nüüd siis selgub, et eriti kaupa ei ole ja keskendutakse reisijate veole. Ja on loobutud ka 2 rööpmepaarist ja põhjendus jälle, et hoiaks raha kokku ja sealt tuleb jälle see teema, et enam ei ole ju kiire ka, et kui rongid hakkavad kuskil vahepeatustes ootama, millal teine rong mööda läheb, et kõik need väärtused on ära kadunud, mille pärast teda alguses nii-öelda propageeriti ja öeldi, et on väga hea. Aga milline üldse, oletame, kui see eelnõu nüüd vastu ei võeta, et milline võiks selle projekti lõplik hääbumine olla? Aitäh! Väga hea küsimus, et protseduuriliselt lihtsalt likvideeritakse see ettevõte ja üks suuremaid probleeme on need lepingud, mis on ehitusettevõtjatega juba tehtud, mis neist saab, palju tuleb leppetrahve maksta, sellest on kõige parem ülevaade ehitusettevõtjal endil. Ja eks see siis tegelikult tähendab ka see Riigikogu otsuse vastuvõtmist nagu siin, et Riigikogu ongi see, kes otsustab, et see on ikkagi, näete, kõigist projektiga seonduvatest rahvusvahelistest lepingutest välja astumine. Et meie oleme rahvusvaheliste lepingute sõlmijad siin või meie võime otsustada nende üle. Ja meie oleme see kõige tähtsam organ, kes ütleb, et lõpetame raiskamise ja hoiame siis nii Euroopa Liidu raha kokku, hoiame Eesti, Läti, Leedu maksumaksja raha kokku ja samal ajal suuname siis osa vabanenud vahendeid selleks, et teha üks korralik 160 kilomeetri kiiruseline raudteelõik Valgani välja. Ja usun, et lätlased saaksid sama asjaga hakkama ja meil oleks väga optimaalne rongiühendus ja üks järelm on muidugi ka siis Pärnu senise raudtee taastamine, mis pandi seisma. See Lelle lõik tuleks korda teha. Aga jah, mõelge vaid, et kunagi, kui see raudtee seisma jäi, Mõisakülast läbi tulnud raudtee, ma olen seda kunagi sõitnud, ma olen seda vana raudteed kasutanud kusagil aastal 89, siis juba siis ei olnud reisijaid, ei olnud. Ja kui me ühe testsõidu tegime mõni aasta tagasi Riiast Tartusse, siis me olime viimased reisijad, kes Valgas maha läksid ja siis hakkasid üksikud reisijad peale tulema, et kas tõesti meil on vaja sellist hiiglaslikku kohalikku liini. Muidugi lubadused on jällegi uhked, et 8 rongi hakkab edasi-tagasi süstima mõlemas suunas, aga paraku ma ei näe neid lubatud reisijaid. Kui need reisijad oleks olemas, kui oleks kaubavedu reaalne vajadus, siis me võiksime ju selle üle tõsiselt arutada. Aga mida ei ole, seda ei ole ja meil ei tasu sellise petuprojektiga edasi minna. Ja ärge unustage, et kogu see CO2 jutt selle juures on kõige suurem jutt, sest esiteks on tegu bluffiga, mingit CO2 paanikat ei tohiks tõsiselt võtta. Nii et ja tegelikult toimub looduse ja keskkonna laastamine selle 10 miljoni kuupmeetri kruusa ja liiva sissevalamisega tulevasse raudteetammi. Rene Kokk, palun. Aitäh, hea juhataja, hea ettekandja. Ma pean ka tunnistama, et mul on äärmiselt kahju sellest keskkonnakahjust, mida Rail Balticu ehitusega Eesti riigile tehakse ja Eesti loodusele. See on korvamatu kahju. Ja seda kõike olukorras, kus meil tegelikult on ühendus olemas. Meil on läbi Valga ühendus olemas, et need demagoogid, kes tulevad, hakkavad siin rääkima võib-olla pärast, kuidas me ei saa aru sellest, et julgeoleku aspektis on seda vaja, me saame väga hästi aru sellest. Ja meil oleks juba ammu tehtud ja tehtud ka juba õige rööpme peale, kui me oleks taht teha Euroopa rööpme peale, juba hüüavad siin saalis vahele, et tegelikult nii on. Ja nüüd kus see keskkonnahoid nüüd siis on? Ja ma olen siin saalis ka korduvalt öelnud seda, et minu arust üle riigi või üle Euroopa oleks tulnud juba aastaid tagasi, kui täiemahulise sõda hakkas Euroopa Liidu poolt tervikuna, oleks tulnud see raha suunata riigikaitsesse ja minimaalselt oleks tulnud konserveerida see ehitus, et vaatame, mis edasi saab. Mis sa arvad sellest, kas täna oleks veel see koht, et teha see ettepanek Euroopas tervikuna
panna see raha riigikaitsesse ja see projekt konserveerida? Aitäh! Õige lähenemine, aga siis ma tõesti praegu ei oska öelda, kas Euroopa rahaga sama raha suudetaks samasse taskusse panna, aga siis praegu mõned lootused on sellel projekti enda eestvedajatel, et äkki saab sellest riigikaitselise rahastuse fondist, sildade tugevdamise fondist veel raha, et kuidagi projekt jääks ellu, eriti Lätis on sellele lootusi pandud. See on hea küsimus, et võimalik, et tähendab Euroopa ühenduvuse projektis on ju mõningaid asjalikke projekte ka, sellest polegi põhjust kahelda. Ja kui me oleks tarkade majandusteadlaste, loodusteadlaste ja geograafide nõusolekut kuulanud ja teinud selle Tallinn-Tartu-Valga liini, siis meil oleks see projekt juba valmis ja raha oleks võib-olla ülegi jäänud, sest see on täiesti prognoositava hinnaga projekt. Ja tõesti, seal on suured asulad, meil oleks suurepärane Tartu-Tallinna ühendus. See on ka riigikaitselise tähendusega kindlasti riigisisene liikuvus, et loomulikult mingi riigikaitseline tähendus on igal suurel teel, ka Rail Balticul. Ma ei ütle, et seda üldse ei ole. Lihtsalt kõigi nende kasutegur, investeeritud summa ja kõige muu osas ei tasu ära. Siis tuleks vaadata korraks seda, kuidas teised kasu saavad asjadest. Ma nägin alguses juba, aimasin seda, et nad ei usu ise ka nii väga sellesse, et asjad kiiresti korda saab, et see projekt on elujõuline, euroraha võib tagant ära kaduda. Mida tegid leedulased? Nad on väga suure tähelepanu pööranud Vilniuse ja Kaunase ühenduse loomise peale. Ehk siis nende kaks suuremat linna oleks hästi ühendatud. Kui nad selle saavad tehtud, siis neil on oma Rail Balticust kaenla all üks arbuus ikkagi olemas. Lätlased asusid ehitama, miks nad ei asunud kohe liini ehitama, sest nad ei olnud kindlad, et raha tuleb. Poliitikutel võis olla ka kõhutunne ja teate, kuidas euroraha kratitakse. Üle Euroopa kratitakse euroraha mingitele Hispaania projektidele, mis näiteks ei ole kunagi käivitunud. Euroopa kontrollkoda on vaadatud, kui palju varastatakse, kui palju lihtsalt loobitakse euroraha. Kas me peame olema esireas euroraha loopijad, sest eks meie maksame ka sinna ühisesse katlasse. Lätlased tegid siis oma uhke raudteejaama, mis kunagi ikkagi valmis saab, tegid lennujaama ühenduse, mis kunagi ikkagi valmis saab. Meile jääks siis päranduseks võib-olla positiivse poole pealt Ülemiste raudteejaam ja nipet-näpet veel, aga siis ometigi jätaksime me 10 miljonit tonni raudteetammi valamata, looduskahju jääks sündimata, CO2 jääks ka CO2 sõpradel põuetaskusse alles, kuigi mina seda väärtuseks ei pea. CO2 bluff on selle juures muide number üks, kui ikka seletatakse, miks on seda ühendust vaja, mitte ooperisse sõitmiseks, ikka CO2 mõistlikuks kasutamiseks, õhukaubanduseks. Aitäh! Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, ja eesistuja Anti, et siin on palju juttu olnud sellest, ilmselt räägime sellest veel, kui korruptiivne on see projekt ja miks seda siis ikkagi edasi surutakse. Sest projektis nimelt liigubki palju raha ja selle tõttu ei tahetagi seda ära lõpetada. Näiteks räägime nendest palkadest ka. Seal ütleme ainuüksi kontoritöötajad, projektijuhid saavad kuni 5000 eurot, tippspetsialistide juhid 6000 kuni 8000 ja juhatuse liikmed kuni 10 000 eurot kuus. Nii et täiesti arusaadav. Kuigi me veel oleme faasis, kus nagu selle lõpetamine oleks odavam kui Rail Balticu poolikus vormis lõpetamine, seda lihtsalt ei taheta ära lõpetada. Ja me teame, et need kõrged palgad ei tee Eestit tervikuna rikkamaks, vaid et see raha jaotub ümber väga kitsas ringis. Ehk et see on korruptiivne projekt ja et välja tuua seda, et inimesed saaks aru, et kuna oma särk on kõige lähemal, siis kogu Rail Balticu kulu Eesti inimeste peale jaotatuna oleks 1150 eurot inimese kohta beebidest vanuriteni ja tagasi ei saa enamik neist mitte midagi, ja kui võtta töötavate inimeste ehk maksumaksjate arvestuses, siis igaüks, kes rügab igapäevast tööd teha, oma leiba lauale saada, annab ära 1200 kuni 2000 eurot oma teenistusest. Et kas see pole mitte ebavõrdne ja ülekohtune, rääkimata sellest, et see on korruptiivne? Aitäh. Saan ainult nõustuda. See on ebaratsionaalne ennekõike, et kui me vaatame
inimeste peale, kes tegelikult sõidavad tulevikuski Riia lennujaama autoga või Riiga või Lätit vabastama ikka autoga, sest nii on mugavam, nii on kiirem. Või siis lähevad bussiga lennujaama, sest ajatabelid sobivad paremini, graafikud sobivad paremini kui rongiga. Tartlased lähevad edaspidigi, kui nad tõsiselt soovivad rongiga minna, siis lähevad Valga kaudu Riiga, et sealt edasi lennata. Nii et meil on neid nagu ühendusi üle normi, mis puudutab reisijate ühendusi. Ma toon näite, et ma tegin vahepeal statistikat, mitu bussiliini läheb siis Riiga päevas. See oli kuni 15, aga üldiselt on arvata, et enamus reisijaid väljub üldse Pärnus. No mõned on sellised otsemad liinid, aga näiteks kui on Pärnus peatus, siis see on lihtsalt omamoodi regionaalne bussiliin, kus siis reisijad hakkavad jälle teisest otsast Lätist peale tilkuma. Ehk kui 15 bussi väljumist ei ole täidetud, kust tulevad 8 nõndanimetatud kiirrongi täituvust? Seda täituvust ei ole. Et ilmselt tuleb hakata riigiametnikke siin jõuga seminaridele saatma Riiga ja ega see olemata ei jää, sest keegi võiks ju selle rongiga ikkagi sõita ja riigikogulased hakkavad mitu korda aastas käima ja seminaridel ja kohtumistel ja pigem peaks ju mõtlema, et kui see kunagi tõesti valmis saab, et kuidas seda kõike üleval pidada. Ja see 20 miljonit aastast ülevalpidamist tõenäoliselt ei täitu, vaid tuleb mingi teine number, võib-olla 30 miljonit, võib-olla 40 miljonit. Kogu Eesti raudteede tänane dotatsioon läheb sisuliselt ühe raudtee peale. Aitäh! Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Ja aitäh, austatud ettekandja. No üks asi, eks ole, on see, mis toimub Lätis, mida me ka erikomisjonis käsitlesime, aga nüüd hiljuti tuli ka Poola taristu aseministrilt avaldus, kus ta on kusjuures inseneriharidusega, teab väga hästi kogu seda valdkonda, kus ta ütles, et enne aastat 2040 ei tule midagi. Ja Poola hakkab oma lõiku, eks ole, Leedu suunas ehitama alles aastal 2030. No ma korra tuletan meelde, et 2030 pidi meil see valmis olema. Ja nüüd siin oli ka küsimus, eks ole, selle vastutuse osas, et milline on nagu teie arvamus selle osas, et on ju tehtud need kindlustused ametnikele, endistele, praegustele, tulevastele ametnikele, nende pereliikmetele, et peaminister ütles selle kohta, et see on täiesti tavapärane praktika. See muidugi erasektori puhul, et kuidas teile tundub see praktika ja üldse, et sellised kindlustused tehakse, et kui aus on see maksumaksjate suhtes, sest see kindlustus ju ostetakse maksumaksjate arvelt. Aitäh! Aitäh küsimuse eest, et paistab, et Rail Balticu puhul lihtsalt raha ei loeta. Teisalt võin ka vastu väita, et loetakse küll, et ehitatakse ainult üks rööpapaar, ehk siis visioon fantastilisest kiirraudteest on juba murdunud. Jah, see tekitab palju küsimärke, see sama kindlustusprojekt ja selle üle imestavad ka lätlased ja selles on teatud kõrbelõhna tunda, et kindlustatakse tagalat juhul, kui asjad nässu lähevad. Ja äsja ma just vaatasin, see oli muide ERR-is siis, kus üks Läti poliitik ütles, et rotid juba põgenevad uppuvalt laevalt, et juba kindlustatakse seljatagust, et midagi ei juhtuks tagantjärele. Aga see Läti poliitiku esinemine oli märgiline sellepärast, et Läti on selle projekti hetkel kõige nõrgem lüli. Kõik seisab, raudteed ei ole, isegi Riia Rail Balticu jaama ehitamine venib ja venib, isegi lennujaama raudteeterminaali see toppab, siis insenerid murravad ikka pead, kuidas ikkagi seda kahte terminaali ühendada ja saaks Riia lennuvälja ja keskraudteejaama ühendatud. Ehk siis nad on jäänud nagu täitsa sinna kinni ja raha juba otsas. Nii et nemad on paremini aru saanud, kui kalliks see kõik läheb, kui ehmatavalt palju on hinnad tõusnud tegelikult, kulud tõusnud, ehk siis nende moraal on väga tugevalt langenud projekti osas. Ja
Vaatame, kui palju Rail Balticu juhte on ära läinud oma ametikohalt. See raha ei ole lõpuni neid motiveerinud, vaid neil on ikkagi olnud kas pettumus või hirm nahas, et asjad logisevad hirmsamal kombel. Aitäh! Peeter Ernits, palun! Ja juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma mäletan algul, kui näidati sellist poolsalajast raportit, et kust see kaup tuleb, eks ju. 1/3 tuli ida poolt, mida enam ei ole. Eesti on tupikriigiks muutunud ja suurt osa kaupa ei tule ja Berliini sõitjad tõenäoliselt nii palju pole. Nii et igal juhul see on sümpaatne ettepanek, aga minu küsimus sul, et kui kujutame mänguliselt, et sa oleks peaminister või ma ei tea, kas sellest üldse piisab, kas sa suudaksid selle projekti peatada või on see lihtsalt selline, millest rääkida, aga mille realiseerimine ei pruugi olla praegustes oludes võimalik? Kuidas sa seda teeksid? Aitäh! Esiteks, väga oluline lüli on siin hoopis Läti riik. Et me näeme, et Lätis on poliitiline tahe selle projekti osas teistsugune ja palju kriitilisem kui Eestis. Ehk siis, kui näiteks Läti parteid leiaksid, et meil ei ole lihtsalt mõtet seda teha, see annaks meile kohe sisendi. Tegelikult see ongi ju argument, sest kui Läti ei tee, siis Häädemeeste raudteed niikuinii ei ole mõtet ehitada. See oleks kohe nii-öelda lõpusignaal ja pakime asjad kokku ja proovime Ülemiste raudteejaama lõpuni ehitada ja kõik. Aga põhimõtteliselt eks Eestis sõltub poliitilisest tahtest ennekõike ja teadlikkusest. Me peaksime samasuguse komisjoni tegema nagu Läti Rail Balticu komisjon, aga samas optimismi, nagu ma ütlesin, jätkub Eestis rohkem, neid muinasjutu ja müüdirääkijaid on rohkem. Siiamaani osadel silmad põlevad selle Berliini ooperisse mineku pärast, mis siis, et projekt on susinal langenud Häädemeeste abijaama tasemele. Häädemeeste on abijaamast 15 kilomeetri kaugusel, et ei saa Häädemeeste ooperisse ka minna. Võiks ju ehitada Häädemeestele midagi sellist, nagu Naissaarele ehitati üks kena kontserdimaja, mõni puidust projekt, aga näed, siis peab sinna mingi kohaliku raudtee veel ehitama 15 kilomeetrit, et me kusagil Häädemeestis saaksime viiulit kuulata. Vladimir Arhipov, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja. Jutt 3,6 või 4 miljardit, mis maksma läheb see raudtee, mis tegelikult on ju meil olemas ainult läbi Valga, mis on juba ära proovitud ja ka vajab kobestamist, et see korda saada, aga see on tunduvalt odavam kui see 3,6 või 4 miljardit praegu, aga aastate pärast see on veel kallim. Aga samas on meil ju riigis merendus praktiliselt ei ole. Mustkatte teed ei ole tulemas, igavene hulk Eestis on neid, mis vaja katta. Taristuvõrk on nõrk, energeetika on ka hädas. Täna lendas droon ja oleks nüüd see Auvere välja lennanud ja tuult ja päikest ka ei ole, et siis mis me siis oleks teinud. Et nii palju neid kohti, kus raha paiguldada on, aga miks siis ikka selle projektiga edasi minnakse, mis lõpeb kuskil seal Häädemeestes või Ainažis ja ongi kõik, et miks seda tehakse siis ikkagi? Aitäh! Väga tabav küsimus. See ongi selle projekti peamine takistus, et miks me seda väga raske peatada on. Nimelt, siia on pandud palju poliitilist tahet nende erakondade poolt ennekõike, kes seda innukalt toetavad, aga kes on ühtlasi, kelle väited on vananenud või läbi kukkunud või osutunud täiesti eksitavateks. Et tõesti, kunagi räägiti seda ida-lääne vahendaja muinasjuttu. Mina ei pidanud seda kunagi mõistlikuks, et hakkame Vene kaupa vedama siin. Küll on äge. Kuskil Muugal laetakse terminaalis Vene kaup ümber ja unistati siin Putini Venemaa truuks vahendajaks olemise rollist, et see on nüüd põrmustunud koos Kaja Kallase kasumitega. Seda ei ole. Võib-olla Kaja Kallas sai oma raha kätte, aga Rail Balticus seda ei tule.
Nii et ma ütlen, et seda, no kui Reformierakond on üks innukas eestvedaja olnud, siis ma näen, et idakaubandus neile hirmsasti meeldinud. Ja me räägime liiga vähe. Mis te naerate? Kaja Kallas tegi seda äri. Ärge unustage, ärge häbenege. Isiklikult laenas, isiklikult ajas Vene äri. Ärge näidake näppu, ei keskmist ega seda suuremat. Ärge näidake, Kaja Kallas tegeles selle äriga. Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Putini Venemaaga äri häbematult, põgenes korruptsioonivastase komisjoni eest, keeldus allikaid avalikustamast, kust ta selle raha sai. Ja see sama äri tegeles muide määrdepudelite tootmisega muu hulgas, mis tavaliselt määrdepudelid liiguvad kõige otsesemalt teelt sõjaväe käsutusse. Nii et võiks öelda, et Kaja Kallas toetas Vene sõjamasinat ja riiki. Ja probleem on meil selles, et seesama raha lihtsalt läheb ühte uhkustavasse projekti ja täpselt nagu härra Arhipov ütles, selle arvelt närbuvad teised valdkonnad, kas või meie muud dotatsioonid siseriiklikule transpordile. Muide ka Haapsalu raudteed mööda saaks tuua soomukeid, tanke, kõike ja väga lühikese maa pealt siia, mitte ei hakka kuskilt Leedust vedama. See oleks vajalik. Haapsalu raudtee tuleks ära lõpetada. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh! Tegelikult oleks mul kümneid ja kümneid küsimusi, aga alates see Bilderbergi grupis, kus ja nii edasi, aga ma ei hakka seda tegema. Ma keskendun ainult selle raudtee vajalikkusele. Sõjaline otstarve. Ma ei tea, kes ütleb, et see on sõjaline objekt, siis lööge lahti ajalooõpik ja vaadake, mida tegid Valgevene partisanid sakslaste rongidega. Siin pole rohkem midagi rääkida. Aga ma arvan seda, et seda projekti ei tehtud siiski lihtsalt pelgalt, et mingit teatrisse sõidu jaoks, vaid see oli pikem strateegiline eesmärk. Eestis on teada ju tuntud haruldaste muldmetallide omaja. Peale selle veel muud maavarad, mis seisavad praegu maa all. Kas võis olla, et see raudtee rajati just selle eesmärgiga, see on hüpoteetiline minu poolt, et tulevikus, kui Eesti on täielikult nii-öelda Brüsseli diktatuuri alla jäänud, et saab saada rahumeeli siis Euroopasse meie haruldasi maavarasid vedada? Aitäh! Aitäh! Väga õigesuunaline küsimus. Loomulikult, esiteks, kui see raudtee on valmis ja ta töötab, siis mis ta niisama seisab, midagi püütakse sellega kindlasti vedada, kuigi näiteks autovedude saamine raudteele on väga raske. Seda on tõestanud Euroopa kogemus. Isegi kui soodustusi maksta, väga raske on tõsta selle 1500 veoauto siis kaup raudteele. Aga läheme siis kas või Lääne-Virumaa fosforiidi juurde, loomulikult kergendaks võimalik fosforiidi maardla tühjendamist ja kusagile väljavedu. Ja rääkimata siis teistest maavaradest, et Euroopa Liit on väga suureks prioriteediks pidanud haruldaste muldmetallide kaardistamist ja ka muidugi kontrollimist. Ehk siis võime ainult mõelda, kus neid siis Eestis püütakse välja võtta. Ka fosforiidi maagi puhul on räägitud ka haruldaste muldmetallide väljavõtmisest. Aitäh! Varro Vooglaid, palun! Jaa, suur tänu! No neid põhjuseid, millele tuginedes oleks tegelikult igati ratsionaalne sellest projektist väljuda ja lõpetada, on ju terve rida. Ja isegi on raske ette kujutada neid vastuargumente, mida keegi saaks esitada. Sellepärast, et ainuüksi asjaolu, et lätlased ju ei ehita ettenähtavas tulevikus seda juppi, mis jääks Riia ja meie piiri vahele, peaks olema piisav, et ka meie saaksime öelda, et sellisel juhul meie ei pea ka täitma oma kohustusse midagi ehitada. Sellepärast, et meile on see projekt ju maha müüdud ja meie oleme selle projektiga nõustunud üksnes tuginedes eeldusele, et see saab olema meie ühendus Euroopaga. Ja kui vahepealset juppi ei ole, no siis mina küll ei näe, kuidas saaks vastuargumendi üleüldse konstrueerida, kas Euroopa Liit või keegi teine, eks ole, et ei tohi sellest projektist väljuda. Kuna tegemist ei ole selle tootega, mille ostmisega me nii-öelda nõustusime, siis me ei pea seda toodet välja ostma, kui nüüd lihtsustatult väljendades rääkida. Või saan ma millestki valesti aru? Aitäh! Umbes nii ka ma väljendusin, et tõepoolest, kui projekti eeldused ei ole täidetud, lubadused kaubaveomahu osas,
kui projekti eeldused ei ole täitumas, siis sõitjate arvu osas, kui projekti eeldused ei ole täitumas isegi mitme rööpapaari osas ja paljude muude asjaolude osas, siis ongi ära langenud need alused, millele see projekt tugines. Samas ei ole tõsi on see, et suurprojektide hilinemist on olnud mujalgi väga palju. Ärme unusta La Manche'i alust tunnelit, ka hinna kasvamist nende puhul. Et Rail Baltic ei ole kindlasti unikaalne selles osas, on tehtud uuringuid nende suurprojektide puhul ühe Taani päritolu professori poolt, kus ta on öelnud, et väga palju probleeme, väga palju hinna või siis kulude kasvu, aga nagu tema ütles, et kuna poliitikud on sinna nii palju juba panustanud, siis ei taheta selle tõttu loobuda. Uppugu sinna raha palju tahes, see oleks neile löök. Ka praegused koalitsioonipoliitikud, neil oleks suur löök. Kui projekt seisma jääks, siis nad sabas orus peaksid ära minema, ütlesid, valetasime, eksitasime, kõik läks nässu, see oleks ju poliitiline katastroof. Aga senikaua proovitakse venitada, kui vähegi võimalik. Aivar Kokk, palun. Austatud juhataja ja ettekandja. No ma saan aru, et eelnõu või eesmärk on teil täiesti peatada Rail Balticu ehitus. Aga kas te olete ka seda arutanud, et tänasel hetkel regionaalselt võiks ju Tallinn-Pärnu vahele raudtee jääda, enamus tööd on seal tehtud, hanked on välja kuulutatud, ehitus käib, et kas te olete seda arutanud, et üks pool on see, et Läti, nii kui Läti ei ehita Eesti poole, on selge, mina ütles ka, et Pärnust sinna poole ehitamine oleks hullumeelsus, aga samas ma ka olen seisukohal, et kui on juba investeeritud regionaalsesse trassi ja ma mäletan ka seda arutelu, kui me lubasime siin saalis, et kui Pärnu trass kinni pandi, et see Rail Balticu oma on ja ma võin kõvasti öelda, et minu ettepanek on see, et ehitatakse kõigepealt Tallinn-Pärnu vahel ja õnneks seda siiamaani ka kehtib, sest see on ka sinna ratifitseerimise ajal sinna juurde kirjutatud. Et kuidas te olete seda arutanud, et võib-olla ikkagi selle Tallinn-Pärnu vahe võiks ikkagi lõpuni ehitada, sest sinna see investeering, mis tehtud on, kui see tühjaks jääb, siis see miljard on läinud. Aitäh. Aitäh, väga hea küsimus. Nimelt raiskamist ei taha soosida ei nii või teistpidi, sest kui on peaaegu et rööpad maas, siis oleks neid ju kahju üles võtta. Aga vaatame nüüd siis seda paralleeltrassi. Probleem on sellega ju seotud, et meil on raudtee olemas ja see läheb läbi juba traditsioonilise asustuse, mis kunagi paljuski tekkiski raudtee juurde. Et mis siis sellest trassist saab? Kas 2 trassi ülevalpidamine on mõistlik? Et siis läheb jälle raiskamiseks. Et loomulikult ühel hetkel, kui siin masinad töötavad, tekib siis see olukord, et nagu ei ole mõtet enam Pärnu rööpaid üles võtta. Aga siis ma küsin, et mis me siis selle teise trassiga teeme? See on raiskamine, nii või naa. Et minu eelistus on kindlasti see, et me säilitame selle ajaloolise asustusega seotud trassi, mitte selle, mis läheb ei kuhugi. Selles mõttes asustuse mõttes on esimene suur asustatud punkt meil Pärnu. Tegelikult paralleelraudtee läheb siis juba Raplani niikuinii. Et palju me neid paralleelraudteesid teeme, see ongi kilplaslus. Ja Lelle lõigu korda tegemine ja lõppkokkuvõttes ju Pärnusse sõit, isegi kui Rail Baltic ära jääb, siis on ainult 20 minutit kauem. See ei ole konti murdev. Meil on suurepärane bussitransport sinna, me peaksime ehitama nii Pärnu suuna 4-realiseks lõpuni. Selleks on raha vaja ja see raha võiks tulla dotatsioonidest. Miks mitte? Siim Pohlak, palun. Aitäh, hea juhataja, hea ettekandja. Et kas teil on ülevaade ka maavaradega seotud küsimustest, et tegelikult trassi ehitamiseks, täiteks kõigeks selleks on tohutul hulgal materjali vaja ja on juttu olnud, et kõik Eestis olemasolev kruus sisuliselt tuleb välja kaevandada ja ikkagi jääb puudu, et kuidas on nagu seda probleemi lahendatud, kuna trassiga tegelikult juba jõutakse sinna etappi, et tuleks hakata ehitama ja vedama materjali. Et minu enda kodukandis Kosel me oleme ka suure surve all vallana, et Kose asula sisuliselt külje alla mõnesaja
meetri kaugusele soovitakse hakata tegema tohutu suurt lubjakivikarjääri just nimelt Rail Balticu materjali vedamiseks ja sealt kaevandamiseks ja vedamiseks, mis tähendaks näiteks Kose asulale 18–19 suurt poolhaakega rekkat, mis veavad seda kruusa siis Rail Balticu trassile läbi asula iga päev. Ma usun, et teistes kohtades on ka sama probleemi, aga saate äkki väikse ülevaate teha ka sellest materjalidega seotud küsimusest, et kuidas see lahendatud on ja kas hakatakse tegelikult vedama ka välismaalt Eestisse seda täitematerjali sisse? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Ma kohtusin just hiljuti Pärnus Eesti-Läti toetusrühma esindajatega, Läti kolleegidega, ühtlasi rääkisid Rail Balticu esindajad probleemidest, mis on rahastamisega seotud, Eesti Rail Balticu esindajad. Siis üks probleem on, kuna on väga suur nõudlus väga lühikese aja jooksul teetammi täitmiseks, raudteetammi täitmiseks, siis toimub ka selle tõttu ehitusprojekti oluline kallinemine. Sest kui kõigil on vaja, siis tootjad, kaevandajad võivad ju hinna rahumeeli üles lüüa. Ja see on veel ette nägematu, kui palju see hind tõuseb selle kaudu. Nii et pole selgust, kus kaugelt kõike seda tooma hakatakse. Võib-olla hakatakse hoopis raudteed mööda vedama kusagilt veel kaugemalt kui Eesti. Selle kohta puudub samuti adekvaatne audit. See paistab, et mõnevõrra kaootiliselt ja sellepärast minnakse ka Kosele vedama, Kosele kaevandusi tegema ja näha on, et jällegi looduskeskkonnale surve on järsult kasvanud. Igal pool tahetakse kaevandusi avada. Miks? Kas sellepärast, et nüüd jääb meil puudu ju tavalistest tee-ehituse maavaradest, defitsiit. Ja selle tõttu avatakse täiesti võib-olla Ida-Virumaal uusi liivakruusa kaevandusi, et lihtsalt teede ehituse vajadusi täita, sest teised kaevandused on tühjaks veetud Rail Balticu peale. See teema vääriks täiesti eraldi uurimist, et kui palju kulub ja kuidas on surve tegelikult meie loodusele, sest kui veetakse ära mägede kaupa sõna otseses mõttes, kruusamägesid, siis see on ka kohalikele maastike hävitamine. Ja me näemegi seda praegu. Rain Epler, palun. Ja aitäh, härra eesistuja. Anti, nagu ka täna kuulda on terve rida inimesi, kes ütlevad, et nojah, et see on nüüd üsna selgeks saanud, et sellist rahvusvahelist raudteed ei tule, aga äkki teeks Pärnuni. Me teame, et mitte ainult kogu projekti maksumuse hinnang, vaid ka Eesti osa hinnang on, eks ole, siin 4-kordistunud võrreldes sellega, kui projektiga alustati. Ja teine asi on see, et Euroopa-poolne esindaja ütles üsna otse, et kui projekt kallimaks läheb, siis see ei tähenda, et proportsionaalselt kõik maksavad muudkui rohkem, vaid et Euroopas on planeeritud mingi raha, ehk et see nagu juurde tulev osa tuleb ise maksta. Ja teiseks siis see küsimus, et kui me nüüd jätkame Euroopa suunas mängimist, et me ehitame rahvusvahelist raudteed ja siis nii nagu siin pärnakad arvavad, et teeks ainult Pärnule, kas siis lõpuks ei ole oht, et meil kõigepealt saab raha otsa, aga isegi kui me saame maailma kõige kallima raudtee tehtud, siis küsitakse meil veel lisaks terve hulk raha tagasi, et ikkagi juba need põhjused võiks olla piisavad, et see vana trass ja oma raha eest see ühendus teha, kui üldse. Aitäh! See on vägagi värskendav vaatenurk, sellepärast, et kui meie teeme oma lõigu valmis, Lätis takerdub, kas me siis mitte ei riku reegleid, sest see on 3 riigi vastutusel ühisprojekt. Kas meilt ei hakata hoopis siis raha tagasi nõudma ja võib-olla sõltumatult Eesti Rail Balticu tööst. Ja me oleme teinud Häädemeeste raudtee ja me saame üle Euroopa kuulsaks, et näete, ida-eurooplased tegid jälle Euroopa Liidule siis ühe korraliku altvedamise ja miljardid on raisatud ja kusagile ei ole jõutud. Aitäh, rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh. Kolleegid, juhin veel kord teie tähelepanu sellele, et selle otsuse eelnõu vastuvõtmiseks otsusena on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Panen lõpphääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda Rail Balticu projekti elluviimisest Eestis ja astuda välja kõikidest projektiga seonduvatest rahvusvahelistest lepingutest eelnõu 806 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Katkestan hääletuse. Aga Martin, äkki on kehva plaan? Head kolleegid, esmalt küsin, kas me võime minna hääletuse juurde ilma saalikutsungita? Keegi ei protesteeri. Panen lõpphääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda Rail Balticu projekti elluviimisest Eestis ja astuda välja kõikidest projektiga seonduvatest rahvusvahelistest lepingutest" eelnõu 806. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Selle poolt hääletas 14 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid 0. Otsuse eelnõu 806 ei saanud vastuvõtmiseks vajalikku toetust ja koos sellega on otsuse eelnõu 806 tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.